No tere, Veiko! Tere, Peeter. Kuule, Veiko, me oleme kõigi külalistega teinud ja ega sina ka ei pääse, et selline, me nimetame sellist sisekosmose uurimist, et vaatame, et mis sul seal kosmoses toimub, et alustan nagu sellega, et keegi kirjanik on öelnud, et tema hakkab kirjutama siis, et õige kirjandus tuleb siis, kui veri muutub tindiks. Kuidas sinul on? Mis asi sinus muutub või mille sina muudad tindiks? Mina ütleksin, mida ma ütlesin juba vist aastal 99 oma kursusevennale Mart Normetile, kes tegi minuga sel ajal intervjuud, et kuidas ma teen oma lugusid. Seda, et ega mul ei ole mingit verd ega mingit tinti. Mul on eeter, mul on nagu raadionupp, kus sa keerad erinevatele lainetele. Ja kui sa satud õigele lainele, siis jutt hakkab jooksma, lugu hakkab tulema. See on muidugi alati ühekordne asi, et kui sa ühe jutu oled kirjutanud niimoodi, et sa oled õigele lainele sattunud, siis hakkame jälle uut lainet otsima. Aga ega see raske ei ole, see on täpselt nagu raadionupu krüttimine, et selleks ega õue minema ega midagi ekstreemset tegema. Ja nii need ideed tulevad. See on sinu nagu nii-öelda ajakirjaniku meetod, et nupp, leiad õige koha ja hakkab tulema. Ei, see on minu kui kirjaniku meetod, mitte kui ajakirjanik. Ajakirjanik peab ikkagi nagu lähtuma mingitest väga kindlastest printsiipidest ja tema seal nüüd küll mingit krüttima ei hakka, et mis ma nüüd teen või millest ma kirjutan või kellest ma kirjutan. Kuule, tuli meelde, et meie nii-öelda hea tuttav Ruitlane ütles, et kui tema kirjutab, et kui ta on ajakirjanik, siis on aju vaja. Aga kui on kirjanik, siis aju ei ole vaja. Ja ma olen sellega tema puhul tõesti nõus, et kui Ruitlane kirjutab, siis tal aju ei ole, jah, tõesti. Aga minu puhul on ikkagi niimoodi, et kui ma kirjutan, kirjutamine on ikkagi see nagu, et sa ei ole sunnitud seda tegema. Et kui sul ei tule välja, no ei tule välja, mis siis ikka, hakkad uut lugu kirjutama, aga ajakirjanduses nii ei saa, et kui sa oled midagi juba lubanud või isegi kui sa oled juba midagi mõelnud eesmärgiks, et sa tahad sellest kirjutada. Näiteks mina tahtsin viimati kirjutada Russalka mälestussambast. Ja kui see eesmärk mul juba oli, siis ei olnud enam... Tagasi teed? Ei, jah. Kuule, saime teada. Aga nüüd on selline finantsmajanduslik küsimus. Sa oled võitnud loteriiga 1 000 000 eurot. Aga sellel on selline asi, et sa pead selle raha kas kulutama, sellega midagi tegema enda, kellegi teise, mis tahes, kelle jaoks. Sul on ainult aega 7 päeva. Kuhu sa selle 1 000 000 eurot paneksid? Mida sa selle 1 000 000 euroga teeksid? Kas ma saan seda osadesse ka jaotada? Võid. Aga mitmekesistel eesmärkidel kulutaksid. Ma usun, et osa 1 000 000 eurot ma ei kuluta nagu neelus ära. Nii et ma pärandaksin oma lastele. Siis ma kasutaksin seda oma maja renoveerimiseks Sauel. See on su vanemate maja? Minu vanavanemate. Vanavanemate, aha. Ja üldiselt ma arvan, et see 1 000 000 eurot sellest suurem osa läheks lihtsalt pärast minu surma kuskile minu tuttavate sugulaste kätte. Päranduse kaudu. Saad hakkama 7 päevaga? Ei saa. Ei saa. Aga üldiselt kui sa küsiksid, et kui mul oleks 1000 eurot võidaksin loteriiga, et mis ma siis teeksin, siis ma oskaksin küll vastata, jah. Kuule, aga nüüd vaata selline asi, et võid sa ette kujutada, et sa oled Eestimaa kuningas. No, või. Nii. Ja vaata nüüd, sa saad otsustada asju Eestimaal, sa ei pea kellegiga nõu pidama, ainult iseendaga. Mida kui sa oleks Eestimaa kuningas, mis oleks need paar asja, mis sa Eestimaal ära teeks? Sul on kõik vahendid ja võimalused olemas. Kõik kuulavad, kõik teevad nii, nagu kuningas
Veiko Märka ütleb? Ma keelustaksin kõigepealt ERSP või vabandust, selle EKRE. Ahah, Sest see on minust inimvastane partei ja mul on väga hirmus on kuulata nende jutte. Nii et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ma keelustaksin kõigepealt. Siis ma keelustaksin väga palju lolle telesaateid, kus inimesed lihtsalt rändavad mingis maailma otsas ja teevad sealt pulli. teevad pulli ja siis teevad sellest videosid ja siis näitavad, kui lollid on eestlased igal pool maailmas, Afganistanis ja Peruus ja ükskõik kus. No üldiselt on, kui ma oleksin kuningas, tegelikult oleks vist veel palju asju, mida ma keelustaksin. Ma keelustaksin alkoholimüügi keelu kella 10:10. Nii, tegelikult ma vist isegi veel midagi välja mõelda, mida ma veel keelustaksin. Ma keelustaksin tänava remontimise Tallinna piirides teatud piirini. Sest see, mis praegu Tallinnas toimub, see on kaos. Et tänavaid tuleb muidugi remontida, aga see, mis praegu on, see on see bussiliinide ümber paigutamine ja kõik. Siis ma keelustaksin. Kas võiks vahepeal pausi teha? Mõtetes või? Jaa. Selles mõttes, et kindlasti on veel palju olulisemaid asju, mida ma keelustaksin. No okei, aga tead, ma saan aru, et nii-öelda, kui seda nagu vastust kuuleksid nagu RSP, vabandust, EKRE omad ja Tallinna linnavalitsus, nad oleksid murelikud, et kui Veiko tuleb ja hakkab tegema, siis asjad hakkasid teistmoodi olema. Asjad hakkavad nagunii teistmoodi olema, isegi siis, kui ma ei ole Eestimaa kuningas, siis ega Tallinna tänavatega midagi paremaks ei lähe. Sest et nii palju, kui mina tean, siis teede remondi küsimus on hoopis väga keerulisem. Sellepärast, et ma rääkisin kunagi ühe teemeistriga Viljandi Folgil. Ja Viljandi Folgil see teemeister ütles mulle, et need kõige kõrgemad ülemused teemeistritel, need saavad oma kindlat palka. Need, kes päriselt selle asfaldiga tegelevad ja kruusaga, nendel on tükitöö, aga meistrid saavad väga vähe palka. Ja siis nad müüvad lihtsalt selle asfaldi aluse liiva ja kruusa müüvad erahiitajatele. Ja selle tõttu ongi meie tänavad nii halvad. No nägid sa, et varastatakse. No, jah. Aga kuule, nüüd on selline asi, vaata varastamisega seoses kellele, millal võib valetada ja kellele võib valetada? Seda ma tean, seda ma olen isegi vastanud, aga mitte niimoodi intervjuus, vaid niimoodi... Iseendale? Ei, mingis omavahelises vestluses, niisuguses jutu sees. Nii? Valetada võib ainult oma ülemusele või tööandjale. Need on õigustatud valed. Isiklikus elus ei maksa valetada. Siis sa lähed lihtsalt üha rohkem mässid ennast troppa, hakkad veel rohkem valetama ja siis sa oled nagu mingi lõngakera sisse mässitud. Aga jah, kui sa ei jõua oma tööd ära teha ja siis ütled ülemusele, et ma olin haige või mul oli midagi muud oli ees ja niimoodi võib valetada küll. Oled valetanud? Jaa, aga palju. Kuule, aga nüüd on nagu asi hakkab lõpupoole minema, nüüd on 2 kontrollküsimust nagu kirjanduse valdkonnast. Kuidas karastus teras? Tänan küsimast. Hästi. Nii, ja teine küsimus, mis juhtus Andres Lapeteusega? Ma seda küll ei tea. No, tuleb lugeda. Filmi vaadata, kui ei viitsi lugeda. Kas oli Paul Kuusbergi vist? Jaa, ma olen seda raamatut lugenud küll, aga... Aga mis temaga juhtus? Ei, seda ma tõesti ei mäleta. Kuigi ma saan aru, et see on minu mingist raamatust võetud, aga... Ei ole üldsegi. Oota, kuidas see küsimus oligi? Mis juhtus Andres Lapeteusega? Suri ära. Ei või sattus liiklusõnnetesse. Okei. Kuule, aga nüüd ma vaatan, et me saimegi kenasti, et 10 minutit veel täis ei saanud, aga võib-olla aitab selleks korraks. Aitäh sulle, Veiko! Aitäh! Aitäh!